Alexelat me liinapildis näeme hästi paljudes kohtades ja nüüd üha enam ka keskuste juures. Me oleme praegu Keila keskuse juures. Mis seob Keila keskust ja Alexelat? Alexelal on väga hea meel teatada, et nüüd on meie laadimiskohtade võrgustik jälle täienenud ja oleme jõudnud siia Keila uude keskusesse. Et meil on Keilaga varasemalt ka väga head kokkupuuted olnud. Me oleme täna Keila tanklas just paigaldanud uue kiirlaadja. Lisaks Keila terviseradade ääres on meil poolkiired laadjad, ehk siis just Keilas on Alexelal väga tugev kohalolu. Kas võib öelda, et Keila on kuidagi Alexelale nagu südamelähedane koht? On ja ma arvan üldse Keila ja tegelikult ka see keskus on täna piirkonna mõttes väga oluline sõlmpunkt, et siin on ju tegelikult otse meie kõrval on tervisekeskus, lähedal on kool, Keila haigla, terviserajad, et tegelikult väga oluline sõlmpunkt ja ma arvan, et nii-öelda inimesed on tegelikult saavad siit kõik vajalikku kätte. Tõsi on see, et Harju Kekk on Keila ettevõtluse arendaja juba 70 aastat ja arendame Keilat, arendame siinset ettevõtlust ja meil on hästi oluline seda ettevõtlust arendada koos strateegiliste partneritega. Tõsi, lõime käed ka Alexelaga. Hetkel esimene faas on Keila keskuse juures paiknevad autolaadjad ja loodetavasti väiksematest projektidest argneb pikaajalisem koostöö. No keskuste juurde elektriautode laadimise võrgustik rajada on täiesti loogiline, sest et kui sa tuled poodi, siis samal ajal saab ju auto ikkagi laadida, sa saad jätkata oma teekonda koju või kuhu iganes. Just Keila keskuse juurde me tegelikult paigaldasimegi sellise universaalse lahenduse, et siin on segu siis nii poolkiiretest laadjatest kui ka kiirlaadjast, et just see klient, kes tuleb, ütleme, korraks sisse, käib apteegis, käib toidupoes, paneb kiirlaadjasse, see, kes tegelikult tuleb siia pikemalt, jalutab ringi, kas läheb korvpalli vaatama, läheb Apollosse, tema saab jätta aeglasesse laadjasse ja võib-olla esimeste päevade kogemus ongi huvitav, et tegelikult just need aeglased või poolkiired laadjad on tegelikult rohkem kasutust leidnud kui kiirlaadjad. Eks nad on pisut odavamad ka. Just, et see tegelikult näitabki seda, et tegelikult klient alati valib ja teeb teadlikult neid otsuseid. Kui ta jätab pikemalt, siis ta kasutab aeglasemaid, soodsamaid laadjad. Kui tal on vaja kiiret särtsu, siis ta võtab kiiret särtsu. Teil on varsti ilmselt vaja neid kohti juurde panna, sest vaadates, mis kütuse hindadega toimub, võib arvata, et elektriautot ikkagi koguvad üha rohkem populaarsust. Kütusehinnad kindlasti mõjuvad e-mobiilsuse arengule positiivselt, et huvi inimeste seas nii pistikhübriidide kui täiselektriliste sõidukite vastu on kasvanud ja me oma projektides alati teeme nii-öelda taristu loome perspektiiviga, ehk siis tegelikult kui me näeme, et siin neid kohti jääb puudu, nõudlus kasvab, on tegelikult võimalikult lihtne neid kohti juurde luua, et see võimalus on olemas. Päike käib üha kõrgemalt, suvi ei ole enam kaugel. Milliseid selliseid vahvaid uudiseid võiks veel teie poolt varsti oodata? Inimesed sõidavad rohkem, see on selgelt näha, päike paistab, nädalavahetused on pikemad ja ilusamad, et ma julgelt soovitan, et vaadake üle info meie kodulehel, et me pakume täna lahendust, kus sa tegelikult saad oma koduse elektritariifi teele kaasa võtta. See kogub üha enam populaarsust, eriti veel kui ilmad on ilusad ja tegelikult, miks mitte, oled kodus börsi elektri peal, lähed, sõidad ringi, käid mõnest Alexela tanklast läbi ja laad koduse elektri hinnaga superluks, et mulle on saadetud, tuttavad saadavad pilte, kus laevad Alexela tanklasse 0 eurot kilovatt-tund, et pole paha, et igal juhul, kellel võimalus, kasutage ära. Nii et võib öelda, et tasuta lõunad isegi võib olemas olla? Võib ja kindlasti meil on mõtteid veel, et üks asi on just selle nii-öelda seadmete paigaldus, aga kindlasti on oluline ka teenuse kvaliteet ja teenuste arendamine, et see on see, millega me igapäevaselt tegeleme.